Õismäe külja Lastangul asuvad looduskaitsealal Vene keisririigi ajal sinna rajatud mereväe moonalaod. Tegemist on äärmiselt ajaloolise vaatamisväärsusega. Mihkel Reile korraldab sinna aastaid seiklusmatku ning samas hoolitseb nende ladude korrasoleku eest. Selleks on aga sinna sissepääsud suletud, seda eelkõige turvalisuse huvides. Nüüd on aga trellide lõhkumine põletamine muutunud seal aiglaselt igapäevaseks. Kui siia koopasse sisse minna, siis tegelikult peaks olema ilus hele betoon. Aga noored murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna. Ja vaevu oli siin vahepeal juba talvel saanud värske õhu sisse, praegu me tunneme kibedat kärsahaisus. Kogu aeg nagu oleks midagi põletud. Absoluutselt, siin kogu aeg, no igavine tuli põleb siin sees põhimõtteliselt, vahepeal on nii suitsu täis, et ei saagi siia sisse minna. Aga kui sa küsid, kui palju seda on maha lõhutud, eelmine aasta väiksemaid lukulõhkumisi ma ei jõua kokku lugedagi, suuremaid ukse maha raiumisi 14 korda. Vaid üks näide sellest, vene keelt kõnelev noortekamp on asunud tööle. Сколько государство тратит эти замки, их просто каждый день спиливают нахуй. Что? Это какие-то ебланы решили потратить деньги, чтобы их закрыть. Чтобы все равно их спилили, но это типа пиздец. Очевидно, что их спиливать будут. Просто государство и на более тупые вещи больше денег. И типа Украина. Teine koobas, kus meil veel uks mingi ime läbi natuke ees püsib. Tuleb lõunapaik, üks seltskond hakkab sedasi millegagi viilima. Korralikke tööriistasid ei ole, lähevad minema. Paari tunni pärast tuleb järgmine seltskond. Saeb selle ukse maha, viskab lukku kuhu minema. Õhtul tuleb kolmas seltskond, kes eelmine päev ukse maha saagis ja rõõmustab, et näe, juba uus uks on, lollid panevad ette. Tead, niikuinii kohe lõhume ära. Ehk siis täielik karistamatuse tunne ja neid kampa on siin hulge. Paik ise on veel nahkhiirte kaitseala, aga neid seal küll näha ei olnud. Igal pool vedeleb praht ja jäätmed. Seinad on koobastest täis soditud, mis kisendavad roppustest. Igal pool on lõkkeasemed. Eest lõigatud uks on visatud kõrval olevasse oia. Seda olukorda võibki kirjeldama jääda. Mõned inimesed, eriti just noored inimesed, nagu selgub, arvavad, et see tegelikult on koht, kus tuleb lausvandaalitseda. Just sellel ajal, kui me seal viibime, annab Mihkli telefon teada sissetungijatest koopasse. Kiirustame kohale ja tõepoolest noored plaanisid seal taas midagi põletada. Minge tooge kuiva materjali. Ei midagi, lihtsalt. Oi. Ei midagi. Oi, tuleme ees. Miks te seda kuiva materjali sinna viia tahate? Tema või. Ma ei tea. See on eile läbi näritud lukk. Ühe päevaga. No, nii see asi siin Astangul käib. Praegu just lapsed jooksid minema. Tuli teada sellest, et ühe koopa juures on mingisugune tegevus. Jõudsime siia. Just on saadud põlema panna midagi. Läksid seal noored jookstest välja ja põhiasi oli see, et tooge aga puid juurde, et saame jälle siin mingisuguse lollusega hakkama saada. Aga sellel korral olid kõik Eesti noored lapsed, eesti keelt rääkivad kenasti ja see lukk on lahti murtud, seda on siin remonditud, tehtud, mitmeid kordi pandud kõvasti siia kõik kinni, aga ei midagi. Siinkohal karjuks seaduskuulekas kodanik, appi politsei. Politsei jaoks probleem on teada. Politseile on antud vähemalt 14 erinevast episoodist teada, et kus siis on lõhutud neid objekte, millega siis neid on kinni pandud neid käike ja on lihtsalt käidud ka seal sodimas. On siit saanud politsei midagi ka ette võtta nendega, sest et tegelikult päris paljude kohta on ka olemas ju videotõend. Politseile siiamaani ei ole laekunud ühtegi avaldus, kus oleks olnud videovalved. Selline käitumine ei ole tolereeritav. Inimeste vara, kui selline peaks olema ikkagi nende enda kasutada ja vallata. Võõrast vara meie ühiskonnas ei ole aktsepteeritav rikkuda. See on murekoht. Ega seal enamasti käivadki ikkagi noored. Pigem võiks öelda, et sellised lapseohtu, kelle jaoks võib-olla ongi sellised vanad katakombid ongi põnevad. Õnneks keegi seal veel tõsiselt ohtu sattunud ei ole, aga see pole ilmselt kaugel. Sinna juba päästeteenistuse jõudmine on väga problemaatiline ja võtaks aega. Lisaks Astangule on Laterna-matkadel ka teine taoline koobas laagris ja sealgi olukord analoogne. Ainult lõhutakse.